selge, et täiendavad piirangud on vajalikud. Tervitus! Ning nagu ka siin eelmises saates mainitud, surmav taud ei ole enam meil kõigil esiplaanil tähelepanu, et midagi muud võtab meil kohe tähelepanu list ära. Ja tere ka minu poolt, tõsi ta on, maailmas toimuvad ikkagi kahtlased ja sellised jubedad asjad. Jubedad asjad, jah. Üks mees on võtnud oma siis kapist ruttu tulistuspüssi ja mis laseb igasuguseid rakette ja pomme välja ja on läinud siis sellega ühtedele vaesikestele siin kallale. Läinud teiste õue peale tüli norima. Jah. Okei, aga see on tõesti suured asjad, aga mida meie selle keskel teha saame? Et see on ikkagi küsimus, mida iga normaalne inimene peaks endale esitama. Ja, no kuidas me saame aidata seda? Ja kuidas me saame aidata, jah? Kuidas peatada see üks paha mees, kes terroriseerib siin praegu siniseid ja kollaseid? No pehmelt saame aidata niimoodi, et nagu siin väga paljud Eesti näitlejad ja kuulsad muusikud on siis hakanud tegema, et lähevad saatesse, kuhugi räägivad, kui kurb on. Ja kannavad sinikollast mingid asjakest. No seda kindlasti, aga räägivad, kui kurb on ja kui vale see kõik on. Ja siis mõistavad hukka. Mõistavad hukka ja no isegi meie mõistame selle hukka. No see on õige, et see saatesse minemine on teisejärguline, aga just, et tõesti see kõik algab sellest, et sa lood endale sellest teemakohast seisukoha ning sa ei saa olla neutraalne selles olukorras. Sa ei saa olla neutraalne selles olukorras. Aga ma lõpetaks selle lause, et... Mis tahtsin segada, et see alttasand on see, et sul peab olema seisukoht. Meelsus. Kõigepealt, siis lähed saatesse, räägid. Oma meeldus ära. Räägid, kui halb ja paha ja kõik surevad, teame, see on tõesti halb, Taudiga oli sama lugu, aga klipi lõpust on. Taudiga on sama lugu ja klipi lõpust on välja, et nii muu seas tehakse mingi kontsert. Et tegelikult oli see ikkagi natuke nagu reklaam või selline, No aga see kontsert on ju kõik toetuseks. Ja, see on kõik toetuseks. Mitte ainult, see on ka meelsuse kasvatamiseks. Ja. Üheskoos. Vallana. Eesti lipu muutmine sinimust-kollaseks on juba ettepanek on tehtud, et see kindlasti aitab väga palju kaasa sellele meelsusele. No, ütleme niimoodi, et võib-olla seal koldes siis nii öelda. Et seal väga ei aita see, et seal oleks ikkagi nagu abikätt vaja nagu rohkem. No jaa. Jaa, aga see aitab kuskil mingil kõrgemal tasandil selles osas, et mitte, et iga inimene ise näitab oma meelsust, vaid kui me üheskoos näitame oma meelsust riigina, et kui me oleme... Eesti rahvana. Eesti rahvana, just. Kungla rahvana. Segan vahele, see ei ole üldse niimoodi, et see ei ole ainult Eesti rahvas selle taga, et terve maailm on ikkagi siin taga, et see on ikkagi palju globaalse. Jaa, terve maailm, ma arvan, et kui me Eestiga näitame eeskuju, et juba oma riigi lipul muudame ühe värvi ära sinimust-kollaseks, siis ma usun, et sellele järgnevad kindlasti ka paljud teised riigid. Jaa, no Rootsi peab väga pingutama. Rootsi peab pingutama ja aga Soome läheb ka ilmselt siis see kohe sinikollaseks. Rootsi üldse siin ei viitsi pingutada, ma vaatan viimasel ajal. Ei no tegelikult on ju ikkagi niimoodi, et vanasti mindi niimoodi kevadel suve ajal üle, siis nüüd minnakse nagu sinikollasele ajale. Ja nüüd selle meelsuse tekitamisega on osadel inimestel tekkinud raskused, sellepärast, et neil on mingisugused sõbrad. Eitajad. Sama teema nagu Taudiga, need eitajad. Ja mingid eitajad ja kes siis... üritavad veenda nüüd inimesi, enda tuttavaid ja sõpru ja pereliikmeid, et ärge vaadake neid uudiseid ja neid Twitteri videosid ja ärge üldse süvenege ja ärge valige pooli selles olukorras. Et no meie teadlastena nagu oleme välja arvutanud, et see on väga vale käitumine. See on ohtlik ja isegi tahaks öelda, et paljud sellised eitajad nii-öelda ei käi ka aktiivselt seda peale surumas, et nüüd ei tohi nüüd vaadata neid uudiseid või midagi sellist, et piisab juba selles, et ohumärk on see, et kui keegi ütleb sulle näiteks, et nagu mul ei ole seisukohta või ma ei seosta või suhesta ennast selle teemaga. Ohumärk. See on ohumärk, tõenäoliselt on tegemist eitajaga ning nagu me teame, kindlasti. Kui me ei näita oma meelsust, kui me ei toeta, siis järelikult on see inimene, kus seda ei tee meie vastu. Vaenlane. No põhimõtteliselt on ta paha mehe poolt siis, kes püssiga praegu
tulistab seal. jah, kui sa ei suuda poolt valida, siis sa oled juba paha mehe poolt. jah, see on nagu baas sätted. Su meelsus on vale. Ja õige ja vale meelsus, noh, siin ei ole küsimustki. See, mida me ütleme televiisori kaudu, mis on õige meelsus, see on õige meelsus. Sest et me ju ei taha ju inimestele valetada ometigi. Ja öelda, et see on midagi võib olla, siin toimub hoopis midagi muud, kui see, kuidas me seda presenteerime. Sellist varianti pole. Nii, aga see oli siis nagu pehmete nii-öelda toetamisviisidega. Ja. Et paneme lehed tuled põlema, lehvitame lippu. Saadame rinnapiima, pumpasid sinna kastide viisi. Ja no niimoodi saab. Aga mis see teine variant siis on? Teine variant on ise käsi külge panna. Kas mitte ka meil üks tuntud muusik ei hakanud selle tegema? Kes? Täiskasvanu nägu. Ja, tema läks siis koos teise vokalistiga, siis kui nii võib öelda, läksid siis, panid käe külge ja räpivad paha mehe koju tagasi. Aga lihtsalt siin on nagu üks asi, et minule teadaolevalt ei ole sellel täiskasvanu näol ühtegi sellist väljaõpet ega räpi väljaõpet. Ei, räpi väljaõpet võib-olla on, aga no ma ei kujuta ette, kuidas ta saab seal abiks olla. Ei no, ma arvan ka, et kui sa oled juba see mees, kes kuskil poes noa välja tõmbab, mis sa sealt lahinguväljast leed siit nagu. Pool juba lõivitakse püssiga. Selline mees just peakski olema. Aga püssid on seal olemas. Aga seal pahal mehel on ju ka püss. Ja kui paha mehe püssi kuuliga pihta saad, siis võib-olla nagu, tegid hullu ettevalmistuse, läksid sinna ja tegid kõik vaktsiinid ära ja tõendid, kõik oli ole, said lihtsalt kohe laksust surma. Selle vastu oleme. Meil oli olemas selle vastu midagi, me mõtlesime siin välja ju, mäletate? Ja, et vaktsineerima ei pea ju ainult ennast taudi vastu või tauditee vastu. Vaktsineerida võib ju ennast ka muude ohtude vastu. Püssikuuli vastu? Püssikuuli vastu. Kuidas seda tegema peaks siis? Ei no kõigepealt on ju mitte lihtsalt tavalise püssikuuli vastu, vaid see muidugi selle paha mehe püssikuuli vastu. Aga see on lihtne, võtad lihtsalt vibu ja lased kõhtu ja siis inimene paraneb ära ja pärast, kui ta selle paha mehe püssikuuli saab, siis on... See püssikuul ei ole just nii surmav enam. See ei ole nii surmavalt valus, on poole vähem nagu surmavalt valus. Valu lihtsalt läheb kergemini üle. Põed kergemini valu läbi, jah? Ja sellise julgustundega minna lihtsalt täiesti ilma igasuguse väljaõpeta lihtsalt suvalisse kohta lihtsalt tõlendama sinna nagu. Ma arvan, et see annab juurde. Suur tõenäosus on, et võid lihtsalt lambist kuuli saada. Paha mees, ega see paha mehel otsest mingit plaani ei ole, ta ju lihtsalt käib ringi mööda seda territooriumi ja puusalt lihtsalt laseb valanguid. Aga ikkagi tagasi tulles oleks veits rohkem selliseid häid, ei pea just artistid olema, võid näitlejad ka olla, et või tavainimesed samuti, et jah, kui su juba sinu kodus elavad juba, eks ole, need põgenikud, siis kui sa juba oled kõik oma võimalikud asjad siniseks ja kollaseks ära värvinud, mis on, sul on juba sinise ja kollase klaasiga need prillid ees. Ja kui ikka veel saaksid midagi teha ja tahaksid midagi teha, aidata nagu, siis... Võta täiskasvanud näost. Mine sinna kohale, tule tee meie juures vibuvaktsiin ära ja... Paneme pillid kokku. Jah. Püssi kokku. Paneme püssi kokku ja hakkame minema, et hoiame silma peal. Jah, ma oleks ka niimoodi, et lihtsalt lähen, see ongi, inimesed mõtlevad, et ma ei oska, tead, seal võib-olla tulistada ja ma pole kunagi tulistanud ja ma pole kas ta on kunagi üldse proovinud? Jaa, kas sa oled, mis seal rasket on? Lihtsalt mine sinna kohale, siis sul on seal väejuht, tema teab täpselt juhendad, ütleb, mida sa tegema pead või kindralid mingisugused kohalikud seal, küsid, et mis ma tegema pean, siis ütleb siis, et mine sutta lihtsalt ja hakka tulistama, kui sa pahasid näed. Ja pahasid on ainult üks muidugi. Ja... Seda on päris raske märgata. Seda on lühike.
lihtsalt ütleb, et igaks juhuks, et ole ettevaatlik seda ka, et sa vaata, sa omasid ei tulista igaks juhuks, kui sa kaugelt ei näe võib-olla, et kas see just on see paha mees, siis ära kindlalt kohe tulista. Vibuvaktsiin toimib ainult paha mehe kuulide peale, et enda tiimi omad on ikkagi sama surmavad kui jah, enne. kui on blue, siis ei tööta. No ja kui sa kogemata kogu aeg sealt jälle valangu kuskil selga saad endale, siis ega noh, kaua ega see meie vaktsiin ka nagu nii hästi ka ei tööta ju. Selleks sa pead ikkagi terve karbitäie vibunooli nagu läbi enda laskma, et päris immuunseks muutuda kuulidele. Nojah. Võib-olla pead isegi pähe paar noolt laskma. Siis ei võta kuulid kindlalt sind ära. Ja no, ega see ei ole ju ka veel, et sõtta nagu lähed ikkagi ainult tõendi alusel, sest et kui sa seal, mis kasu sul on, lähed appi sinna ja kui sul on surmav taud, siis sa ju nagatad kõiki neid seal, pärast on sinikollased kõik sinu ingel. No, oled ise see paha mees seal. Sinust võib ise saada see uus paha mees. Uus paha mees notitakse maha lihtsalt tänu sellele, et sa lähed sinna ilma maskita ja ilma tõendita nagu paha mees taudi lihtsalt. On kodus 2 nädalat palavikus ja köhas ja selle aja peale juba nagu... On mingi linn võetud kuskil. On kogu see tema paha mehe maa võetud nagu. Lihtsalt tagasi juba ja kõik on ära põgenenud juba. Kedagi polegi tulistada enam nagu. Ise ka lähme või? Muidugi. No kindlasti mingi hetk, aga... Praegu me teeme mingi laulu. No jaa, aga laul ka enne ma taudist aru saada, et kui nagu ikkagi meie seda taudi siin ei alista, siis no meie valitsus ei kindlasti võtta seda midagi, et ainult langetavad piiranguid ja leevendavad ja... Nagu ütleb see üks Eesti rokipunt, et näeme siis seal... Lahinguväljal. Raisk.